tere! Eeldan, et sul on kõik asjad ostetud, mis vaja olid. Lõng, 2 pardad ja on ka tehtud proovilapp, kus laiuses on siis 10 sentimeetri sees 17 silma ja 10 sentimeetrit kõrgusesse 22 rida. Nüüd järgmiseks tuleb ära mõõta oma pea. Siis saad teada oma pea ümbermõõdu ja selle järgi kusuda. Kui sul on olemas ringvardad, nii nagu jutt oli, minul neid ei ole, mina alustan sukavarrastega. See tähendab seda, et ma võtan silmad 4 sukavardale ja siis koon ringselt. Kui sul on ringvardad, siis sa võtad sinna kõik need silmad ja ei ole alguses vähemalt sukavarrastega vaja teha. Aga eeldan siis, et pea ümbermõõt on 53 sentimeetrit ja selle jaoks tuleb üles luua 80 silma. Võtame vardale 80 silma. Mina võtan 4 vardale. Kui sul on sukavardad, siis võtad ka 4. Kui on ringvardad, siis kõik ringvarrastele. 3, 4, 5. Alguses ma teen kõik need silmad nendele 2 vardale ja pärast jaotan ära 84 vardale, see on siis 20 silma jääb 1 varda peale. 7, 8, 10. Nii, sukavarrastega siis tuleb need silmad ära jagada 4 vardale, kuna ma tegin 80 silma, siis on igale vardale tuleb 20 silma. Nii, nüüd on igal vardal 20 silma. Kõigid pidi, et alt näed on all. Ja
ja nüüd, kui need on võetud, siis tuleb need hakata niimoodi ringselt kuduma siin. Näiteks võtame 5. varda, 4 vardal on silmad ja 5. vardaga hakkame kuduma. Ja koome ühe ringi parempidi. Üks ring tuleb parempidi kududa. Kui üks pagas on ära kootud, siis lihtsalt tulebki ise järgmise pealt edasi niimoodi teha. Nii, kui üks ring on nüüd parempidi ära kootud, siis järgmises ringis me ei tee mitte soonikut, vaid koome, et see pikk saba siin, selle, kui ei ka pikk saba, siis selle vabalt ära lõigata. Tunduda häirib, aga mitte täitsa lühikeseks, vaid ikka selliseks, et saab pärast sisse ajada. Nii, nüüd tuleb väga paha kududa nüüd tuleb siis kududa kõigepealt see vahe kokku pingutada. Üks silm, nüüd koome üks silm parempidi ja järgmise silma pahempidi. Parempidi silmust toome lõnga ette ja pahempidi ja mitte ei koo nagu soonikud 2 ja 2, vaid koome ühe parempidi, pahempidi, jälle üks parempidi, järgmine silm pahempidi, üks parempidi, järgmine silm pahempidi, üks parempidi, järgmine silm pahempidi, üks parempidi, järgmine silm pahempidi ja venib ja seda lõnga tuleb pingutada kogu aeg, et ta jääks tugevalt, oleks varda ümber. Parempidi, pahempidi, parempidi ja pahempidi, parempidi, pahempidi, parempidi, pahempidi, parempidi ja pahempidi. Kui teha 4 varda peal, siis tuleb
iga varrast alustame parempidi silmusega ja lõpeb vahempidi silmusega. Ja niimoodi kõik ring ära vaja. Nii, nüüd on see üks rida kootud parempidi, vahempidi. Järgmine rida on niimoodi, et kus me ennem tegime parempidi silmuse, nüüd koome vahempidi silmuse. Et see esimene alustasin parempidise silmusega eelmist rida, nüüd alustan vahempidise silmusega eelmist rida. Vahempidi silmusega, nii et lõng tuleb siia ette tuua ja siit vahempidi. Seal, kus eelmine kord tegin vahempidi, nüüd teen parempidi silma. Jälle vahempidi. Jälle parempidi. Vahempidi. Jälle parempidi. Vahempidi. Parempidi. Vahempidi. Ja vahempidi, parempidi, vahempidi, jälle parempidi, jälle vahempidi, jälle parempidi, jälle vahempidi, parempidi, vahempidi ja parempidi. Nii. Terve ring niimoodi. Järgmine ring tuleb jälle täpselt niiviisi, kus ennem tegin siin vahempidi silma, järgmine kord teen siin parempidi. Siin oli parempidi, siis nüüd teen vahempidi. Et üle ühe rea niimoodi on esimene silm parempidi, siis järgmine on vahempidi, siis on jälle parempidi, vahempidi. Ja niimoodi koonma umbes 8 sentimeetrit. Niiviisi, minul on nüüd kootud 8 sentimeetrit, natukene venitada ka vaja, et siis ongi 8 sentimeetrit. Sentimeetrid on seda 8. Aga kui nüüd proovilapi järgi võtta, siis 10 sentimeetris on 12 või 22 rida, siis 8 sentimeetris peaks olema 17 millegagi. Ütleme, kas siis kududa 17 rida või 18 rida, 17,6, nii ei saa. Niiviisi. Kui see on nüüd tehtud, siis tuleb võtta suuremad pardad. Minul on need on number 4 pardad. Nüüd ma vahetan need siis number 5 vastu. Number 5 pardad ja hakkan siis seda pealselt kuduma. Ja siin teistmoodi ei ole mitte midagi, kuid tuleb kududa parempidi. Kas siis võtta parempidised või ringvardad suuremad või siis sukavardad, nagu mina teen. Ja lihtsalt siis suuremate varraste peale kududa. Ja niimoodi tuleb kududa siis 17 sentimeetrit. Sellest parempidi ridasid 17 sentimeetrit. Ja siis räägin edasi, mis teha. Siis oleks vaja muretseda silmuse märkijaid. Neid on vaja panna, et oleks hea. Pärast üleval tuleb kokku võtta.
ja siis märkin ära, kus kohas kokku võtta. Silmuse märkijad on sellised pisikesed asjad. Ja hea on, kui nad on sellised, mida saab kinni panna. Siit niimoodi. Siis ta ei tule välja. Neid on igasuguseid müügil ja need peaks olema igas kaubanduskeskuses müügil, kus on käsitööosakond. Prismad, Selverit ma ei tea, kas seal on nagu Prisma ja Rimi, nendes peaks need silmuse märkijad sellised müügil olema. Aga nüüd siis tuleb jah suuremate varraste peale panna. Kui siiamaani on kootud sukavarrastega, siis võib edasi teha sukavarrastega vabalt. Aga siis meeles pidada, et sukavarraste ühenduskohad, kus on, et siin tuleks lõnga pingutada, muidu jäävad triibud sisse. Ja siis lihtsalt niimoodi kõvasti pingutada ja siis lihtsalt kududa niimoodi parempidises poes. Kuna on ringne kude või koome ringselt, siis ongi ainult parempidi, enam pahempidi pole siin midagi teha. Ja lihtsalt suuremate varraste peale. Niimoodi. Need väiksemad pardad, mis olid siiamaani, need saab ilusti kokku panna. Võib-olla on alles pakend, kus nad olid, siis sinna sisse panna või mina seon kummiga need kokku. Mul on neid ühesuguseid numbreid, ma olen neid ostnud ja on neid nii palju. Ja siin vahekohas siis jälle korralikult pingutada, et ei jääks seda vahekohta näha. Muidu kui see lõdvalt jääb, siis on ta niisugune triip jääb parda vahekohta. Ja siis seda nüüd parempidi siis 17 sentimeetrit vaja kududa. Siis hakkan ja siis räägin edasi. Ja silmuse märkijad siis muretseda. Neid silmuse märkijaid oleks vaja 8 tükki. Pakis vist neid on rohkem, aga 8 meil jääb vaja, sest me hakkame 8 kohas hakkame kokku võtma. Ja nii siis siin jälle pingutan. Ja üks asi veel, kui nüüd ringvarrastega on siit teha, siis on hea, kui rea alguse ja lõpu kohas on silmuse märkija, siis on teada, kus see uus rida hakkab. Varrastega on hea lihtne. Ei teki, siin on muidugi see saba on ka. Alati selle saba koha pealt võib võtta otse üles, et seal on ridade algus ja lõpp. Aga muidu jah, ringvarrastega võib selle silmuse märkijaga ära märkida. Lihtne. Lihtsam. Ja kui me hakkame kokku võtma, siis on nagu niigi sukavardaid vaja, sellepärast et nii väikseid ringvardaid ei ole olemas, et saaks. Silmi jääb vähemaks ja müts läheb pea pealt kokku ja tuleb teha nagu niigi sukavarrastega. See ei ole ka midagi hullu. Iseenesest. Saab ümber kukkuda. Nii. Ja niimoodi siis 17 rida. Kui pea ümbermõõt oli seal 53-57 vist. Ja
aga siis mõnusat udumist ja näeme jälle.